pausi aeg. Mõnus päike paistab, loodan, et te võtate selle väikese pausi ja lihtsalt kuulate, mõtlete oma mõtteid. Ja tänane teema on mul kriitik sinu peas. Mina olen Õnnela ja olen virtuaalassistentide koolitaja ja mentor. Ja miks ma sellest teemast tahan täna rääkida? Sest ma usun, et ma ei ole ainukene, kellel on selline tore sõber, kes istub siin õla peal ja muudkui kritiseerib. Ehk siis minu enda sisekõne ja just nimelt see kriitiline sisekõne. Ja ma arvan, et ka teil ütleb ta tihti õla peale, et mida sa endale ette kujutad, kes sa üldse oled. Sa ei ole piisavalt hea selleks. Sa kindlasti ei saa sellega hakkama. See on nii naljakas, aga millegipärast, vähemalt minul, on see, et esimesena asjana ikkagi tõstab pead see kriitik. Et eriti just olukordades, kus sa teed midagi uut. Mäletan väga hästi seda, kui ma virtuaalassistendina alustasin ja siis olid täpselt needsamad küsimused, et kes sa oled? Mida sa endast arvad? Mis mõttes sa lähed nähtavale sotsiaalmeediast? Ja hoidku jumal selle eest, kui ma veel tasu hakkasin küsima, siis see hirm ja kriitika oli ikkagi päris suur minu sees. Ja tegelikult, ega see kriitik ei ole ju halb tegelane. Ta siiski üritab ju sind kaitsta ja seal turvatsoonis hoida. Kuid nagu me teame, siis turvatsoonis olles ei toimu mingit arengut ja seetõttu see kriitik hoiab meid pigem paigal. Ja nagu ma ka mainisin, et see kriitik toimetab just nimelt sellepärast, et sul oleks turvaline. Et kui miski asi tundub ebakindel, ebaturvaline, riskantne, siis hakkabki see kriitik toimetama, sest ta ei taha, et sa sattuksid piinlikusse olukorda või hoia jumal sellest, et sa läbi kukuksid. See on selline sisemine kriitik, mis justkui meil on, aga väga palju on sellist kriitikut, mida me oleme ju tegelikult pärinud kuskilt mujalt. Näiteks tulevad lapsepõlvest kaasa mingid asjad, töökeskkonnast või siis üleüldised ühiskondlikud ootused on paika pandud ja siis just neid võib-olla painutades, venitades seda kummi hakkab see kriitik toimetama, et kuidas sa nüüd astud nendest normidest üle või et miks sa seda teed, et sul on ju siin päris hea olla. Ja siis see hakkabki tunduma, et see ongi justkui minu enda mõte, aga tegelikult see on võib-olla tulnud hoopis kuskiltki mujalt. Ja mis kõige olulisem on see, et sina, mina ei ole meie oma sisekõne. Kui sa saad märgata seda, mitte isegi kui, vaid tegelikult meil ongi võimalik seda märgata, meil on võimalik küsimusi küsida ja läbi selle siis muuta seda. Ma räägin 4 nipist, mida mina olen kasutanud ja ma kuulasin eelmisel nädalal ühte podcasti, kus oli ka juttu just negatiivsest sisekõnest ja minule üllatuseks tuli see, et seal toodi välja täpselt need punktid, mida mina ka olen tegelikult oma kriitikuga kasutanud. Kõigepealt siis märka, kui ta sul tuleb. Märka seda hetke ja siis teadvusta, et ohoo, et sinu kriitik on kohale jõudnud. Veel parem, kui sa paned talle võib-olla nime. Ma veel nime ei ole pannud, küll aga ma tunnen ära selle koha, et kus ta tuleb minu juurde. Ja miks see nime panemine siin tegelikult ka oluline on või see märkamine on see, et siis sa ei samastu temaga, sul on võimalik temast distantseeruda ja sa ei võta teda nagu enda osana ning läbi selle on sul võimalik siis teha paremaid otsuseid just selles osas, et kas teda üldse tasub kuulata või ei tasu kuulata. Kindlasti ju on mingisugused sisekõned vajalikud just nimelt selles, et me ikkagi ei satuks kuhugile ohtu.
aga siin ongi oluline see, et sa peaksid märkama, et kas see sisekõne, mis sind praegu tagasi hoiab, on ikka see sisekõne, mida sa peaksid kuulama. Ja kui ta hakkab sul seal õla peal kriitiliselt sinu mõtteid suunama ja paneb sind kahtlema, et ma ei tea, kas ma saan sellega hakkama või et noh, kes ma ikka olen, et seda teha, siis teine samm, mis ongi see, et muutu uudishimulikuks. Räägi võib-olla iseendaga sedagi, et okei, ma saan aru, et see kõik on võib-olla see keeruline, aga ma saan teha ju väikseid samme. Või äkki sa oledki juba teinud midagi sellist ja sa tead, et see tegelikult ei ole ohtlik ja sinuga ei juhtu mitte midagi. Ehk siis kriitik on see, kes ikkagi paneb sul uksed kinni, paneb sind sinna turvatsooni, jumala eest, et sa sealt ei lahkuks, sest seal on kõige parem olla. Aga kui sa paned selle muutuse teed ära ja muutud uudishimulikuks, siis uudishimu on see, kes tegelikult avab sul uksi ja sa ei saa isegi aru, kuidas ümberringi kõik muutuma hakkab. Ja kolmas asi on siis see, et räägi oma kriitikuga nii, nagu sa räägiksid oma sõbraga. Kujuta ette nüüd seda, et sinu parim sõber tuleb sinu juurde ja hakkab rääkima. Ma ei ole piisav. Ma ei saa sellega hakkama. Mis sa ütled talle? Kas sa ütled talle, et jah, sa ei olegi piisav? Muidugi sa ei saa hakkama, ära üldse proovi. Mina ei usu seda. Mina arvan, et ka sina ütleksid tegelikult. Sa saad sellega hakkama. Pingutad, sa õpid võib-olla rohkem. Sa ju hoolid sellest asjast. Ja see on oluline, mis sa teha tahad. Ehk siis sa tegelikult motiveerid teda. Siis miks me ei tee see iseendaga niimoodi? Ja ongi, see on harjutamise koht, et kuidas seda toetavat sisekõnet endaga teha. Näiteks, mul ei peagi kõik välja tulema kohe. Ma õpin, ma kasvan ja isegi kui ma teen vigu, siis tegelikult on see osa protsessist ja see on täiesti okei. Ehk sa tõmbad maha selle pinge ja jällegi ainult iseendaga rääkides. Korraks ma juba nime panemisel peatusin ja see ongi seesama, et ära räägi mina vormis, vaid räägi iseendaga nimega. Ehk siis näiteks kriitik siin õla peal ütleb mulle, et ma ei saa sellega hakkama. Siis mina väga tihti olen pannud tähele, kuidas mina tegelikult räägin, et õnnela. Sa saad sellega hakkama. Ära üldse muretse. Võta väikesed sammud. Mis on kõige väiksem samm, mida sa praegu saad teha, et seda asja liikuma? Ja ma päriselt ütlengi oma nime. Ja see on jällegi see koht, kus sa lood selle kriitiku ja enda vahel distantsi. Ja see aitab sul ennast paremini toetada. Ehk et toetame iseennast ka täpselt niimoodi, nagu ma toetaksin iseenda sõpru. Ma ei ütle kunagi sõbrale, et see on nõme mõte või et ära tee, sa ei peaks seda üldse tegema. Sa ikka leiad tegelikult mooduse, kuidas talle positiivset emotsiooni jätta ja toetad teda tema tegemistes. Kui me nüüd kujutame ette, et sisekõne oleks näiteks raadio, mida sa ei saa välja lülitada, ta kogu aeg sul taustal mängib. Aga see ongi see, et me saame õppida, kuidas neid kanaleid vahetada, kuidas seda heli valjemaks või vaiksemaks keerata. Ja kõige olulisem on ka see, et kuidas sa üldse nendele sõnumitele reageerid. Ehk see on ka see koht, kus sina saad valida. Kuidas sa reageerid? Me ei saa mõjutada kellegi teise emotsioone ega asju, aga me saame mõjutada iseenda emotsioone ja seda reageeringut. Ehk siis need 4 asja, mida tasuks tähele panna, kui sisemine kriitik istub sul õla peal ja hakkab siin näppu viibutama, ongi see, et märka teda, anna talle mingi nimi, siis ole uudishimulik ja harjuta iseendaga rääkimisel sihukest toetavat tooni ning julgelt kasuta iseenda nime, kui sa hakkad rääkima iseendaga. Võib tunduda võib-olla mõnele natuke imelik, et kuidas ma kõva häälega iseendaga räägin, aga see päriselt aitab. Et just iseendaga rääkimine.
ja võib-olla üks lause, mida meelde jätta tänasest kohvipausist on see, et kui sa suudad olla toetav teistele, siis tegelikkuses suudad sa olla ka toetav iseendale, et sa oled kõike seda väärt. Nii et tehke endale üks kalli siia esmaspäeva. See kriitik on tore asi, aga sina ikkagi kontrollid teda ja uudishimu on see, mis viib sind ikkagi laia maailma ja aitab sul saavutada kõik sinu unelmate soovid. Nii et julge olla uudishimulik ja vähem kriitikat iseenda suhtes. Aitäh, et olite minuga. Kui sul on mingeid mõtteid ja tahad jagada, mis on see kriitika pool, mis sind tagasi hoiab ja mis on need sinu mõnusad sammud, mis sind aitavad, siis kirjuta kommentaaridesse. Kindlasti teistel on hea lugeda ja võib-olla mingeid mõtteidki võtta. Aga mõnusat päeva jätku teile. Tšau!